Jänkujuice uurib reisipakkumisi. Vahva oli ümber maailma reisida. Tõesti, võib-olla läheks päriselt ka reisile, küll mitte ümber maailma, kuid kusagile, kus on soe. Vägev! Jaa, siis saaksin pisut jumet näolla ning uued päikseprillid ette panna. Aga kuhu me sõidame? Võimalusi on tõesti palju. Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka. Sõidame õige Sitsiiliasse. See pidavat olema nagu Euroopa, Aafrika ja Aasia üheskoos. Ning mis seal salata, ka Palermo turg tundub soodsate ostude tegemiseks ahvatlev. No mina olen nõus. Meie ka! Saadan reisibüroole kirja, et nad meile hinnapakkumise teeksid. Aga uurime natuke internetist ka sõitude hindu ja tingimusi. Vaata ka foorumitest, kas reisijad on oma reisikorraldajatega rahule jäänud. Aga miks on siin kirjas, et Sitsiilia 7 päeva 870 €? AI. Kas seal saab haiget? AI on rahvusvaheline täheühend sõnadest all inclusive. See tähendab, et kõik on hinna sees. Majutus, 3 korda päevas süüa ja juua. Ostame siis selle reisi. Oota ja enne otsustamist vaatame ikka teisi pakkumisi ka. Ma arvan, et see pakett meile ei sobi. Kui me tahame paljusid kohti külastada, siis ei jõua me lõunaks alati hotelli tagasi. Sööme parem erinevates kohtades ja otsime mõne sellise pakkumise, kus lõunasööki sees ei ole. Siis peaks ka reisipaketi hind odavam olema. Mis asi see pakett on? Pakett on see, kui reisifirmat ostetakse korraga vähemalt 2 teenust. Näiteks lennusõit ja majutus. Vaadake, siin on selline pakkumine. Sitsiilia 7 päeva 670 €, ei sisalda lennujaama makse. See on nüüd natuke imelik. Koos nende maksudega võib reisihind päris kalliks minna. Tarbijakaitseamet keelaski sellise hinna avaldamise ära, sest muidu ostja ei tea ju reisi lõplikku hinda. Aga mis asi on kontinentaalne hommikusöök? Siin on niimoodi kirjutatud. See on üsna piiratud valikuga söök. Tavaliselt sisaldab see saia, moosi ja keedumune. Pisut võib olla ka külmi lõikeid ja köögivilja. Ega see vist meile ei sobi. Niimoodi on kõigil kõhud ammu enne lõunat väga tühjad. Siis tuleks kogu aeg muud kui söögikohti otsida. Aga siin on veel 2 kuulutust. Jah, kuulake, Sitsiilia 7 päeva 640 € BB ning teine Sitsiilia 7 päeva 645 € HB. Valime selle odavama, eks? Tegelikult ei ole see odavam. BB tähendab, et peale majutuse saab vaid hommikusöögi. BB tuleb inglisekeelsest väljendist bed and breakfast ehk voodi ja hommikusöök. HB on tuletatud aga inglisekeelsest väljendist half board ning tähendab, et süüa saab nii hommikul kui ka õhtul. Otsetõlkes tähendab see poolt lauda. Aga hind ja söök ei ole ainsad asjad, mida arvesse tuleb võtta. Tähtis on ka hotelli asukoht, hotelli tärnide arv ja konditsioneeri olemasolu, lastesõbralikkus ja majutusvõimalus 4 ühes toas. Muidu hoiame alguses justkui raha kokku, kuid lõppkokkuvõttes maksame hoopis rohkem kui selle reisi eest, mida ehk kalliks pidasime. Jah, mõmmi ka räägis, et nende hotell oli olnud 30 kilomeetri kaugusel keskusest. Sellepärast pidi nende pere kulutama transpordile veel suure summa lisaks. Kõik vaatamisväärsused olid ju keskuses. Võib-olla peaksime mõmmi käest küsima, missugust reisikorraldajat valida. Nad on ju päris palju reisinud. Kindlasti küsin ka teiste tuttavate soovitusi. Aga millised ägedad siin hotelli juures on? Lihtsalt öeldes näitavad tärnid hotelli mugavust külastaja jaoks. Näiteks 5 tärni on luksuslik, aga 1 tärn võib olla ebamugaval, kuigi odaval hotellil. Samas hinnatakse erinevates riikides tärne erinevalt. Niimoodi võib mõnes riigis 4 tärni hotell olla vähem mugavam kui Eestis. Seda tuleb reisibüroost üle küsida. Oi, aga siin on eriti soodsa hinnaga majutus, vaid 520 € ja loteriimajutus. Kas seal hakatakse siis loteriipileteid ka?
Nii see ei ole. Loterii majutus tähendab seda, et alles kohale jõudes saad teada, millisesse hotelli sind paigutatakse. Selline majutus sobib neile, kelle jaoks pole kindel hotell nii oluline kui hind. Mina tean, et reisile minnes on arukas ka kindlustust teha. Täitsa õige. See tuleb meil tõesti teha, sest ega õnnetus ei hüüa tulles. Kindlustuse arvestame reisikuludele juurde. Aga miks kindlustus kohe reisi hinnas ei ole? Sellepärast, et sõitjatel on erinevad soovid. Mõni tahab kindlustada kaasa võetud asju, mõni aga seda, kui peaks kogemata poes miskit ära lõhkuma. Mõned tahavad oma tervist paremini kindlustada ja nii edasi. Sellepärast on mõistlikum, et igaüks valib ise endale sobiliku kindlustuse. Aga kui me Soomes käisime, oli meil kaasas ainult Euroopa ravikindlustuskaart. Kas sellest siis ei piisa? Me olime Soomes vaid 1 päeva. Pikemal reisil on aga mõistlik ennast kindlustada igasuguste võimalike ebameeldivate olukordade eest. Kindlasti on meil vaja tervisekindlustust. See katab arsti juurde mineku ehk visiiditasu. Euroopa ravikindlustuskaardiga tuleb selle eest ise tasuda. Mõnikord on see päris kallis. Just tuli meilile ühe reisifirma pakkumine. See tundub päris hea. Kuulake, pakume teile majutusena 4 tärni hotelli, mis asub merest 40 meetri kaugusel ja sobib lastega peredele. Võimalus on majutada ühte tuppa 4 inimest, kellest 1 on lisavoodil. Keskus on lähedal. Pakkumine on hea, kuid nüüd peame veel majandustegevuse registrist vaatama. Kas sellel reisifirmal on ikka olemas registreering, mis tõendab seaduslikku tegevust ning kohustuslik tagatis? Mis see tagatis on? Tagatis on selline kõrvale pandud raha, millega reisiettevõte kindlustab reisijate koju jõudmise. Samuti makstakse sellest summast tagasi reisijate poolt ettemaksuna tasutud summa, kui reisifirmal peaks rahalisi raskusi tekkima. Nii, siit ma näen, et sellel reisifirmal on olemas nii registreering kui ka tagatis. Mõne aja pärast. Nüüd kontrollime veel, kas reisikorraldaja saatis mulle dokumenti kõige vajalikuga. Kohaliku esindaja kontaktandmed olemas. Reisi lõplik hind ja ajakavad olemas. Täpne info transpordi, majutuse, toitlustamise ja planeeritud meelelahutuste kohta olemas. Info passi ja viisanõuete kohta olemas. Reisist taganemise tingimused olemas. Siin on kõik kenasti kirjas, mis muud kui reisiasju pakkima. Järgmises osas Juss läheb reisile. Üle kordub muinasjutt ja muinasjutt sai läbi.